huvitava kombel peame tunnistama, et selle aasta viimane kokkusaamine on alanud. Talv on kätte jõudnud, jõulud on ukse taga ja raamatute lugemiseks on ainuõige aeg. Seekord ma pean muidugi ütlema, et äärmiselt ebaeestlased publik esimesed read on täis ja tagulised on peaaegu tühjad. Ma ei tea, mis toimub, et see on. See on jäetud neile, kes tahavad hiilida vaikselt ligi. Või siis jah, tagulised võib-olla tahavad varem ära hiilida, aga see on jah huvitav. Täna on meil selline siga ja kägu üritus, et meil on üks väga hea ilukirjanduslik romaan ja siis on näitleja elulugu, aga miks see näitleja elulugu siia kirjandusõhtusse sattus, siis sellest ma räägin natukese pärastpoole, aga Kristal on käes verivärske trükisoe raamat Iirimaalt, Louise Kennedy. Jah, ma räägin paar sõna taustaks ja siis ma annan korraks sõna ka Trilkijale, kes täna on siin koos isegi või siin juures ka meil. Ja taustaks on võib-olla see, et Louise Kennedy hakkas üldse kirjutama üsna hilja, ta oli juba küllaltki eakas ja teenis ta elatist kogu oma elu kokkana hoopiski, peakokkana. Ja kui seda raamatut lugema hakates te näete näiteks, millest seal juttu on, siis võib öelda, et ta ise elas Belfastis pikka aega, nii et ta teab väga hästi, millest või õieti lapsepõlves elas ja siis nende perekond kolis ära sellepärast, et nad ei saanud seal enam elada ja ei saanud elada just nimelt selle olukorra pärast, mis valitses Põhja-Iirimaal ja eriti Belfastis. Nii et see, millest ta tegelikult selles raamatus kirjutab, ta teab väga hästi, mida see endast kujutab. Ja ma käisin teda kuulamas Helsingi Litil, kui ta kevadel seal esines ja omamoodi huvitav oli see, et kui talt küsiti, milliseid teisi Iiri kirjanikke ta oskab soovitada, siis ta mainis Jennifer Johnstonit, kes on teda kõige rohkem võib-olla mõjutanud. Ja ma tõlkisin kunagi Loomingu raamatukogule Jennifer Johnstoni raamatu Varjud Nepalgeid, mis mulle endale ka üsna hinge läks, sest see oli natukene teissugune raamat Iiri olukorrast, Põhja-Iiri olukorrast. Ja kui nüüd see Kennedy raamat tuli, siis tõesti seoseid on. Ja on tajutav isegi õhkkond, on tajutavad mõned suhted ja muud asjad. Ja nüüd ta juba on kirjutanud ka teise romaani, see Üleastumised võeti väga hästi vastu Sunday Timesi aastaraamatuks, sai ta ka Iiri aastaraamatuks. Ja on ta noppinud neid auhindu igalt poolt ja selle raamatu kohta öeldakse, et kõige kummalisem selle raamatu võlu juures on see, et ta ei ole teinud mitte kõige vähemaidki trikke, ta ei ole püüdnud stiiliga silma paista ega midagi, vaid lihtsalt seda raamatut hakkad otsast lugema, lähed sinna sisse ja lahti ei saa, kuigi ta on täiesti traditsiooniline raamat. Ta on tõesti üks kõige mõjuvamaid ilukirjanduslikke raamatuid, mida ma viimasel ajal olen lugenud. Ja ma arvan, et Kaisa äkki ütleb nüüd paar sõna ka selle asja kohta. Tule võtta mikker, sest ta pidi selles raamatus tükk aega kohal olema. Tere minu poolt ka. Ma ei tea, mida veel lisada siia, võib-olla lihtsalt sellise kogemusliku tasandi pealt, et see läks väga hinge ja mul õnnestus seda tõlkida kuidagi skisofreeniliselt tänapäeva Põhja-Iirimaa temaatika teise suure tähtteosega ehk Terry Girlsiga, mis on komöödiasari, ma vaatasin seda parajasti, kui ma seda tõlkisin ja siis niisugune veider kontrast moodustus, et see Terry Girls on väga populaarne. Viimasel ajal, eks ole, ei ole nii palju olnud Põhja-Iirimaa sellist traagikat popkultuuris, ütleme, et need filmid, see Bloody Sunday, need jäävad natuke 10-15 aasta taha ja siis see raamat tuli ja lihtsalt lõikas uuesti niimoodi, et väga raske oli seda mitu korda üle lugeda ilma, et uuesti nagu kuidagi oleks vapustatud seal teatud kohtadest, et see ei ole nüüd mõeldud sellena, et väga suur kurbus, vaid see on vastupidi mingil tasandil väga lootusrikas. Aga jah, nagu on mitu korda välja tõdud, et tehniliselt, keeleliselt, ülesehituselt ta ei ole väga, ta ei püüa teha mingit revolutsiooni, ta on väga lihtne, aga selles lihtsusest ta kuidagi suudab midagi uut öelda ja uut moodi mõjuda või vähemalt niimoodi, et tõesti jääb hinge ikka väga kauaks. Et tõlkijana ma
ma ei mäleta, millal mul viimati oli selline tunne, et nagu oleks marraski pärast tõlkimist või et jah, läheb rohkem ei oskagi praegu lisada. Kas sa tahad veel midagi mingite keeleprobleemide kohta äkki eda? No pärast võite veel Kaisat küsida ka, aga eks me siis sa lähed kohe minema, okei. Hea küll. Eks me katsume siin, tähendab Rene ei ole muidugi seda raamatut lugenud, eks ma katsun ise veel natuke rääkida. Ma kõigepealt ütlen selle pealkirja kohta, sest inglise keeles on selle pealkiri Trespassis ja see on muidugi seotud ka palvega ja ütleme kirklike või religioossete terminitega, aga antud raamatus see pealkiri sai olla ainult üleastumised, sest siin raamatus on ja Põhja-Iirimaal 70. aastate keskpaigas oli lihtsalt sedavõrd palju piire igal pool. Tihti ka nähtamatuid, millest ei tohtinud üle astuda, millest astusid üle, siis sa teadsid, et sellel on tagajärjed. Aga üle astuma tihtipeale pidi, sest pidi ka lihtsalt kaastundest, armastusest, mõnikord kogemata ja tihtipeale tõesti lihtsalt sellepärast, et üle astumata ei saanud jääda. Ja muidugi Kennedyl see õhkkond on küll tabatud selles raamatus niivõrd hästi. Mina käisin seal samas Põhja-Iirimaal, mitte Belfastis, aga paaris teises kohas 15 aastat pärast seda, kui see raamat oli kirjutatud või ajast, mida see raamat kujutas. Ausalt öeldes ega see muutunud ei olnud selle ajaga midagi, sest et ka 90-ndatel olid veel täiesti rahutused, see, mida nimetatakse troubles, plahvatasid täpselt nii, nagu siin algab peaaegu, et iga hommik mingite loeteluga, kes maha lasti, kus pomm plahvatas. Seal algas täpselt samuti, pommid plahvatasid Inglismaal, Iirimaal, prügikaste kusagil ei olnud, politseijaoskonnad olid ümbritsetud liivakottidega, pea kohal olid pidevalt helikopterid ja parem oli jah, kui neid piire oli võimalik teada. Ja ma kuulsin ka nendest seal väga täpselt ühte ja teist. Nii et ja see õhkkond oli väga tajutav tõesti, ka isegi veel 90-ndad või 80-ndate lõpus. Aga see on väga inimlik raamat, väga inimlik ja seda ka tegelikult Maris Pruuli, kes meil siin Panderolile on andnud oma soovituse, on just rõhutanud selle raamatu suurt inimlikkust. Selle järgi on tehtud praegu telesari 4-osaline, seda näidatakse esialgu ainult Inglise Channel 4-s. Ja ma väga loodan, et seda hakatakse kusagil mujal ka mängima või näitama, sest see on saanud ainult kiidusõnu praegu, ainult kiidusõnu. Gillian Anderson on ühes peaosas ja mängib kunagi väga ilus olnud naist, kes paraku leiab lohutust alkoholist ja nii pea, kui ma kuulsin, et Gillian Anderson seda osa mängib, nii ma absoluutselt selgelt kujutasin teda ette selle osas ja nii ta ilmselt ongi. Ja ka kõik teised osatäited on ime hästi valitud ja kogu see tonaalsus ja kõik pidi olema ka seal sarjas imeline, nii et tõesti, kui on juhust, et seda saaks kuskil näha, siis kasutage seda. Ega ma ei oskagi praegu enam rohkem öelda, see on ilmselt nüüd ikkagi tõesti üks paremaid romaane, mida ma lugenud olen ja mul on väga hea meel, et see lõpuks ka siin välja jõudis. Kahjuks Louis Kennedy ise ei saanud ja-sõna öelda Head Read festivalil, sest tal on valminud teine romaan, mille esitluse ja kõige sellega hakkab tal järgmine aasta hästi palju tegemist olema ja juba sügisel ja ta peab vahepeal hinge tõmbama. Ja eks see tihtipeale on nii, et kui meil jõuab raamat natuke hiljem välja, kui võib-olla mujal maailmas, siis kutsuda kirjaniku pärast seda festivalile, siis nad tihtipeale ütlevad, et nende mõtted on juba läinud uute raamatute juurde ja nad ei taha enam vestlustes tagasi pöörduda selle raamatu juurde, mis neil juba on unustatud. Aga eks näeb edaspidi, kas ta kirjutab raamatu, mida me ka tõlgime ja äkki tuleb siia. No mina ütlen ausalt, et mina nägin seda raamatut natukene hiljem kui Krista. Sel hetkel, kui ma sain teada, et Krista on õigused ära ostunud, ma loobusin selle lugemisest, sest ma ootan, kuni tõlge tuleb, eks.
aga see Louis Kennedy tegelikult ikkagi see ingliskeelses kirjandusmaailmas lõi ikkagi kõva laine ikkagi üles, sellepärast et ta oli täiesti kirjandusväline inimene, kes kirjutas raamatu, mille kohta kõik ütlesid kohe, et see vapustab. Jah, nii oligi, ta oli minu meelest 60-aastane või isegi üle 60 aasta vana, kui ta selle raamatu kirjutas. Ja see oli väga ootamatu jah, et ta sellega välja tuli. Nii et noh, ütleme, et hea tõlge on olemas, ma sain raamatu ka, nüüd hakkan lugema, eks. Ma ei viitsi neid ingliskeelseid lugeda, neid ma pean lugema liiga palju, kui tahaks, eks, et nüüd see on siis olemas meil. Mul oli väikene kahtlus, kas see raamat täna siia jõuab, aga Varrak oli väga kindel, et jõuab küll. Väga napilt igatahes otse trükikojast tuli. Ja noh, kui seda raamatut lugeda, siis tegelikult siin on näha ka, siin igal leheküljel paistab see, et inimesed pidid kogu aeg käima väga ettevaatlikult, sest iial ei võinud teada, mis juhtuda võib. Ja kuigi praegu seal jah, nagu Kaisa ütles, et Terriga üldse seal ei ole enam tunda, et seal on nii suur vägivald näiteks Põhja-Iirimaal, iga päev enam ei tulistata, pomme ei panda võib-olla, siis ma olen teinud kultuurireise Iirimaale, vist 7 reisi, ma ei ole käinud iga reisiga Põhja-Iirimaal või vähemasti mitte nii kaugel kui Belfast ja Terri. Aga üks reis, kus ma tegin tõesti ringi nii, et me läksime Belfasti sealt Terrisse, mida ikkagi veel inimesed nimetavad London Terriks mõningad, koos kogu selle graffitiga ja ikkagi veel eraldusjoontega, siis oli mul ka grupis inimesi, kes põhimõtteliselt nad ei teadnud kogu seda trabis, kogu seda rahutuste lugu ja eks ma kuigi palju bussis rääkisin ka, aga ma mäletan, et kui me uuesti jõudsime üle Iiri Vabariigi piiri ja peatusime kohvipausiks esimeses väikeses linnakeses, siis üks inimene tuli sealt minu juurde ja ütles, et huvitav, niisugune tunne on, et järsku saab vabalt hingata. Ja Terri hotellis hommikul just üks tuttav läks basseini ujuma ja ütles, et seal oli perekond 5 lapsega, kes olid tulnud selleks sinna täpselt, et marssida siis oranžistidega, mis on need traditsioonilised oranžistide marsid Poini lahingu tähistamiseks. Ja nad sõidavad paljudest kohtadest kohale, kus siis marsitakse. Ja need on suunatud siis nagu katoliiklaste vastu või ütleme protestantide ülemvõimu kinnituseks, mida seal enam tegelikult otseselt ei ole. Aga öeldakse, et sel ajal, kui toimuvad need marsid, näiteks Belfastis, Terris ja mujalgi, et sel ajal ei ole ka mingit mõtet näiteks rahutuste või kakluste või kedagi, kui te näete, et kedagi pekstakse kusagil hoovis, siis pole mõtet politseid kutsuda, sest ta nagunii ei tule. Ja niisugusi intsidente tuleb seal siis ette kogu aeg, inimesed siis eelistavad rohkem üldse oma kodudes olla ja mitte oma nina välja pista. See kõik on ikka endiselt tohutu keeruline, pundar hakkas nagu kusagilt otsast natuke hargnema, tehti neil see lihavõtte rahu, kõik olid enam-vähem rahul sellega, piir kadus ära, Inglismaa, Iirimaa olid mõlemad Euroopa Liidus ei saanud arugi, kuidas sa üle Inglismaa piiri või ütleme Põhja-Iirimaa piiri veeresid. Aga loomulikult tuli siis vaimustav Brexit ja nüüd on need probleemid kõik uuesti jälle seal. Sest keegi täpselt ei tea, mida see õieti tähendab. Salakaup hakkab jälle liikuma, nagu ta liikus enne. Ja ütleme, paramilitaarseid rühmitusi tõenäoliselt nii palju ei ole, nagu kunagi oli. Aga keeruline on see asi jälle. Ja no vaatame, mis sellest tuleb. Muidugi ma ütlen ikka, et Brexiti ajal oli tõenäoliselt 2 varianti. Et esiteks Inglismaa ei arvanud, et Iirimaa on omaette riik, vaid kuulub Suurbritannia koosseisu ja sellepärast ta ei arvanud, et seal tuleb mingeid probleeme. Või teine variant on see, et ta lihtsalt unustas ära, et neil on Põhja-Iirimaa. Ka see on väga võimalik. Nii et niisugused asjad ju lähevad meelest ära. Aga igatahes see raamat jah, on väga elus ja väga valus ja väga ilus. Soovitan südamest lugeda. Räägi sellest lillekesest ka, lilleõiekesest. Jah, see on Astel Hernes, mida kasvab seal igal pool, kõikidel mäenõlvadel.
mäenõrvad on suisa kollased sellest Astel Hernest. Ja on okkad ja imelised õied, nii et kui ma isegi mõtlen Iirimas, siis Astel Hernest täis nõrvad on nagu mul kohe meeles ja selles raamatus on sellel lillel või sellel taimel eriline tähendus. See on üks hetk, kus sellest räägitakse, mida selle kinkimine võib tähendada. Ilus kujundus ja ilus raamat. Hea oleks, kui sa oleks lugenud ja saaksid kaasa lugeda. Järgmine kord andke raamatud ikka õigel ajal välja, mitte viimasel sekundil on, muidu oleks lugenud küll. Üks, mis mulle selle Iiri rahutuste juures meeldib, või jutumärkides meeldib, on see sõna, mida nad kasutavad, troubles. Ega see ei ole siis ometigi sõda ega kodusõda. Väikene selline virvendus lihtsalt, troubles, et niimoodi. Pahandused natukene. Aga lähme siis järgmise juurde. Seekord siis hoopis teine mees pärit on ta Walesist. Ma käisin Kuku raadios seda tutvustamas oma tavalist 4 raamatut, nagu Portmus teen ja siis ma eetris ütlesin, et tsitaadi, millega Anthony Hopkins mingi ütleme kuskil 5 aastat tagasi sotsiaalmeedias järsku lendu läks ja noored inimesed said teada, kes on Anthony Hopkins ja see tsitaat on siis selline, et pole minu asi, mida inimesed minu kohta ütlevad või mida minust arvavad. Ma ei oota midagi, aga võtan kõik vastu ja see teeb elu nii palju lihtsamaks. Ja ütleme, et seda ta oma seda elulugu kirja pannes on ka väga hästi järginud, et teda tõesti ei ole huvitanud eriti, natukene ikka, mida inimesed temast arvavad, aga minu jaoks oli ta või on ta siiamaani üks viimase 50 aasta üks suurimaid meesnäitlejaid, aga teda eriti ikkagi nüüd noorem põlvkond ei mäleta, sellepärast et tema suured rollid jäid siin 90. aastate algusesse. Nagu ma nüüd mainin siin Voonakeste vaikimine, Howard's End, Päevariismed, Sügislegendid, siis neid filme tegelikult meie noor põlvkond enam ei tea, sest need on kusagile väga kaugele ära vajunud. Aga kui ma mainin filmi nimega Isa, pealkirjaga Isa, siis kohe läheb inimestel tulukene põlema ja kui nüüd seda filmi keegi ei ole vaadanud, siis teatrumis oli etendus Lembit Peterson peaosas ja ma ei mäleta, kas Lembit Peterson ise seda lavastas või oli üks tema tütarlast, kes seda lavastas, aga meil oli võimalik seda suurepärast lugu ka Eesti teatrilavadel näha. Ja ta on kandideerinud tohutul hulgal auhindadele, millest mul tegid kõige rohkem nalja, et kõige halvem välismaine näitleja on tal 2 auhinda. Siis ta on nende vaarikates on ta saanud ka siis päris mitu mõnitavat auhinda, aga siis näiteks MTV Movie Awardsil on ta saanud Best Kiss ja Best Villain. Mõlemad samast filmist Hannibal. Hannibalist nagu sellest filmist ma seda suudlust nüüd küll eriti ei mäleta, aga järelikult see oli ikkagi nii hea ja nii ilus, et pidi ikkagi preemia talle andma. Mis selle raamatu teeb eriliseks ja ütleme tõlkija jaoks võib-olla oli see ikkagi paras peavalu, oli see, et kui me raamatu juba peaaegu valmis saanud tõlgitud, siis meile sadas kaela Hopkinsi soov panna siia raamatusse sisse ka tema lemmikluuletused ja see on nüüd see siis, kus ta puutub siis sellesse kirjandusse sisse. Et see luuletuste tõlgete kättesaamine meie lugupeetud luuletõlkijatelt osutus päris keeruliseks ja mis asja teeb alati ju toredamaks ka see, et ühel hetkel Hopkins otsustas, et et neil oli head küll, aga nüüd need võtame välja ja need paneme juurde, et selle luuletustega oli meil paras peavalu, aga see tegi selle asja palju-palju erilisemaks, et see luule on teda kandnud terve tema elu ja ta alustas ju ikkagi Shakespeare'i. Shakespeare oli see, kes teda sellele näitleja teele viis ja teda läbi elu on siis ka kandnud, siin ta tsiteerib kogu oma selles raamatus Shakespeare'i ikkagi päris mitmel korral. Nüüd, et ma monoloogiga liiga pikale läheks, siis sinu meelde jäävamad rollid Anthony Hopkinsilt.
no ma arvan päevariismed kindlasti, Howard Sand ka. Ja Dracula muidugi Jeesus, üks mu lemmikfilme, Bram Stokers Dracula, muidugi seal ta oli ju suurepärane vampiirikütt. Ja noh, tegelikult on ta ju niisugune näitleja, kes, kuigi ta on jah, sealt vaarikaid saanud ja sõimata saanud oma rollide eest, aga tegelikult ta on niisugune näitleja, kes niipea kui ta ekraanile ilmub, siis paratamatult sa vaatad teda. Ta jääb meelde ja ta nagu võtab selle ekraani endale. Et kui hakata veel meenutama, eks siis ma vist ei olegi Moonakeste vaikimist näinud muide. Ma pean häbiga tunnistama, ju ma mõtlesin, et see on liiga jõle, et seda vaadata. Aga igal pool, kus ma teda tõesti olen näinud, on ta väga hea olnud. Nii et igatahes, kui mulle öelda Anthony Hopkins, ma tean täpselt, kellest juttu. Ja võt see on hea, et see film, mida sa mainisid, et ma ikkagi ootan, kuni Varrak annab välja kordustrüki päevariismetest. See raamat võiks olla alati Eesti tõlkekirjanduse riiulil olemas, kuigi seda vist teie vist ei olnud, tõlget välja, üle korduse võite ikka välja. Meie ei olnud, aga me oleme praegu Eesti kuulanud, nagu meie oma, jah. Selle Moonakeste vaikimisega on tore lugu, et me kujutame ette, et näitlejad, kui nad teevad mingit filmi, siis nad veedavad koos mitu kuud ja siis kui nüüd Anthony Hopkins ja Judy Foster ka on rääkinud sellest, et tegelikult nad Anthony Hopkinsiga peaaegu kordagi filmivõtte platsil kokku ei saanud, sest Anthony Hopkins pidi tund aega enne võtete algust sulguma sellesse klaaspuuri, kus ta siis välja ei saanudki ja kui ta see õhtul sealt välja sai, siis Judy Foster oli juba võtteplatsilt ära läinud. Nad said kokku päris viimasel päeval ja Judy Foster ütles, et ta kartis Hopkinsit tohutult, sellepärast, et ta oli seal puuris nii õudne. Et see, seda ta on rääkinud. Teil ei tulnudki väga palju needida. Ei. Lihtsalt pidi kartma väga orgaaniliselt. Jah. Siin ta on üks teema, millest ta siin väga pikalt räägib, mida paljud Ameerika kriitikud on nimetanud selle raamatu eneseabi sektsiooniks, on see alkoholism, see haigus, mida ta põdes 20 aastat ja väidetakse, et see on haigus, millest kunagi päris terveks ei saa, aga nüüd ta on alates 80 millestki aastast on olnud täiskasvane ehk siis paranev alkohoolik ja seda siis, kuidas ta kirjeldab, kuidas ta võttis enda elu üle kontrolli pärast seda, kui oli 20 aastat peaaegu iga õhtu lõpetanud kõrtsis, kas väga täis või ülitäis olekus, et siis kuidas ta sellest alkoholismist üle sai, seda peetakse siis ka selliseks väga oluliseks osaks, üldse mitte seotud filmikunstiga ja soovitatakse seda raamatut lugeda sellepärast. Üks, mida selles raamatus kirjas ei ole või vähemalt väga pikalt ei ole rääkinud, on see, et on tegelenud aastaid maalimisega ja tema maale on müüdud oksjonil märkimisväärsete summade eest. Ja teine, mida siin raamatus eriti ei mainita, on see, et on tegelenud ka heliloojana ja ta on kirjutanud filmimuusikat väga paljudele filmidele ja juhatanud väga uhketel kontserditel, uhketes hallides siis sümfooniaorkestrit. Et sellest ta siin eriti rääkinud ei ole. Mida ta mainib siin korraks päris raamatu lõpus tänusõnades ja mis meid tabas kirjastajatena tabas ikkagi sellise õudusunenäona oli see siis, kui agent ütles, et selle aasta päris alguses möllasid Californias maastikupõlengud ja sealhulgas siis need põlengud põletasid maha väga paljude inimeste väga uhkeid villasid Malibus ja seal lähistel ja üks nendest majadest, mis maha põles, oli Anthony Hopkinsi villa. Ja sel hetkel, kui me selle agendiga siis rääkisime, siis ta ütles, et nad ei tea, et kas see käsikiri, selle arvuti, kus oli käsikiri, kas see oli seal majas või oli see temaga Inglismaal kaasas. Noh, meie õnneks see arvuti oli tal kaasas ja tõenäoliselt see käsi oli 60 erinevas pilves üleval, et mitte midagi tegelikult selle käsikirjaga juhtuda ei saa, aga ütleme, et ameeriklased ikkagi värisesid üle kerem, sellepärast, et
välja kuulutatud raamatu ilmumine lükkub sellepärast edasi, et mingi paari aasta töö on lihtsalt maha põlenud. kuule, ameeriklaste puhul sa ei saa sugugi kindel olla, et see oli väga mitmes pilves. see ei olegi nii väga ammu, kui ma mingite Ameerika kirjastajatega suhtlesin faksiga. sest nende nagu areng, arvutid ja üldiselt IT areng on tihtipeale jahmatav. Ka mul on palutud saata leping allkirjaga faksile ja ma ütlesin, meil ei ole sellist riista. et seda küll, jah. Mille peale nemad ilmselt arvasid, et te olete siin väga maha jäänud. Isegi ei ole faksi. Loomulikult. Ja kirjatuviga. Loomulikult, no üks, mida ma meenutan alati härdumusega on see, kuidas me 20 aastat tagasi, ma arvan, Krista, sina olid samas olukorras, läksime messidele tühja kohvriga, tulime tagasi tohutute kataloogi hunnikutega, kui raamatud pandi posti ja siis me ootasime neid raamatuid ja käsikirju uude kaupa, kuni nad lõpuks ometi saabusid, et selles mõttes see tänapäeva kirjastaja elu on ikkagi lust ja lillepidu. No, kui sa seda lugesid, seda raamatut, see oli sul huvitav lugeda, oli see heas stiilis ja läks ta niimoodi lõbusalt edasi. Lõbusalt? Ei, no, mõnusalt. Oli hea lugeda. Oli küll hea lugeda, jah, selles mõttes ma olen 2 näitleja elulugusid välja andnud. Üks oli Al Pacino eelmisel aastal umbes samal ajal ja teine oli Anthony Hopkins praegu. Ja mulle meeldib see, et Anthony Hopkins ei ole poliitiliselt korrektne, vaid kui keegi tuleb pimedasse kohta saata, siis ta sinna kindlasti ka saadetakse ja ta neid selles mõttes väljendeid eriti palju ei vali. Ja see üks... Need olid väga kunstipärased väljendid. No ütleme, et ta tõesti need pimedad kohad olid väga hästi kirjeldatud ja ilusate nimedega välja öeldud, aga meie fantaasia on ikkagi rikutud ja me saame aru, kus see koht on. No aga veidrast teil vist on ka niisugune küllaltki niisugune komme. Ja just nimelt väga poetiline keel. Aga siin üks koht, ma ei viitsi hakata ette lugema, seda üks koht, mida ka näitlejad mulle on öelnud, üks kõige jõredamaid hetki, mis näitlejad tabab, on see, kui tema kolleeg hakkab talle õpetama, kuidas kedagi mängida. Ja siin ta kirjeldab väga toredasti seda, kui talle pakuti Nixoni filmis peaosa, millega ta kandideeris peaaegu kõikidele auhindadele, aga minu mäletamist mööda suuri auhinda selle eest ei saanud. Kuidas ta siis lõpuks loobuski sellest aktsendist, mida talle õpetati, ütles, et tegelikult ma ei pea olema täpselt selline nagu Nixon, aga ma pean mängima Nixonit. Ja see oli siis see, kui Paul Sorvino on siin, keda ta kirub, kes talle siis ütles, et see on täiesti ebausutav, mida sa seal teed. Ja ta ütles lõpuks, et mina teen selle rolli. Ja see näitlejad, jah, see ei salli eriti, kui neile keegi hakkab ütlema, kuidas nad mingit rolli peavad tegema. Aga ma soovitan kõigil lugeda. Elulugu on huvitav, aga alustage nendest luuletustest, sest need on ikkagi Inglismaa absoluutne klassika. T.S. Eliot, Shakespeare loomulikult, isegi Ere, sina tõlkisid meile mõned read siin ära. Võib-olla mõni üksik vida kuskil, aga üldiselt niisuguseid asju mina ei julge puutuda, need on päris luuletused. Õnneks eriti keerulised olid ka tõlgitud Paul-Erik Rummolt on siin tõlked Märt Väljaga ja meile tuli appi Jüri Kolt, kes ahvikiirusel oli võimeline siis ära tõlkima mingisugused osad luuletustest, mida seni tõlgitud ei olnud ja mida siis lahkesti meil aitas toimetada või õigemini siis toimetas Karoliina Pihelgas, et selles mõttes see luule, et siin selles raamatus on tegelikult inglise luuleklassikat, mida varem eesti keeles ei ole olnud. Et selles mõttes ma kindlasti soovitan seda, need luuleleheküljed läbi lehitseda. Aga meil on nagu jõuluajal ikka, kingikott on raamatuid täis ja me hea meelega räägiksime teile nendest raamatutest, mida me oleme siit leti pealt kokku korjanud ja mida me teile lahkesti tahame soovitada. Sa alusta siis soovitamistega. Me räägime küll enamasti muidugi tõlkekirjandusest, aga praegu siin ma tahaksin ikkagi natukene ka eesti kirjandusest rääkida põgusalt, vähemalt siin on mul 2 romaanivõistlusel auhinna saanud raamatut. Üks on siis Anu allaandmine algajatele. Väga soovitan, autor on kunstiteadlane
ja see on nüüd ütleme niisugune raamat, mis pakub eelkõige intellektuaalset põnevust. siin on erakordselt huvitavad mõttemängud. Jutt käib ajastust, mis on meie ajastust natukene kaugemal kohast, mis ei ole päriselt määratletud ja tuleb siis autoriga kaasa mõelda näiteks selle üle, kas üldse mingi vastupanu on võimalik, kas on võimalik alustada mässu, kuhu see välja võib viia, mis juhtub inimestega, kes selle mässu keskele saavad või kes on selle mässu organiseerijad. Milline on see hetk, kui nad aru saavad näiteks, et nende ettevõtmised jooksevad liiva ja seda tuleb hakata lihtsalt otsast lugema. Juba algus on väga põnev, sest algus ongi, kus üks noor naine ja mees istuvad laua taga ja arutavad, kas romaani üldse tasub kirjutada. Et tõenäoliselt mitte igaüks on võimeline kirjutama romaani. Ja siis üks nendest, kes seal istub, ütleb, et nojah, siis ma hakkangi nüüd kirjutama romaani, kuigi alguses oli olnud tema sellist vestlust alustada. Hästi kirjutatud, intelligentselt, vaimukalt kirjutatud raamat, väga soovitan. Kuna ma tegelen peamiselt ja ainult tõlkekirjandusega, siis ma ei olnud üks nendest kirjastajatest, kes seal neid võitjaid ja kandidaate siis ahistama läksid sinna kirjanike majja, aga see oli nüüd see raamat ainukene tegelikult kogu sellest pikast nimekirjast, mida mina oleksin välja andnud, aga õnneks Krista sattus jälle jaole, eks ole, ja siin mul ei ole. Sul on üks romaanivõistleja veel. Küll, ma lihtsalt tõmban sellele tähelepanu, selle andis välja Vilja Salv, kirjastus Salv ja ma ei ole seda isegi mitte lugenud, aga see on siis raamat, mis ka sai minu meelest ta sai eripreemia, kas ta sai Postimehe eripreemia romaanivõistlusel ja andis siis Salv välja Perekond Raudade kirjastus selle. Ja igal juhul nii palju, kui ma siia sisse vaatasin, siis tundub ka, et see raamat tasub vägagi lugemist ja mul on tohutult hea meel, et meil on huvitav kirjandus praegu ja kirjutavad noored inimesed, tulevad uued nimed ja toovad hoopis teistmoodi võib-olla maailma nägemise ja uued mõtted meil kirjandusse. Nii et lugege uusi nimesid, mis praegu on välja antud, need on tõesti huvitavad. Jah, no ma jätkan ka eestlastega. Mart Juur on kokku pannud esimese täieliku Eesti popmuusika leksikoni ja ma soovitan seda teile lugeda, sellepärast et seda muusikat, millest tema siin kirjutab, ei ole te iialgi kuulnud. Ja kardetavasti ei ole keegi peale tema ja AI seda kuulnud, sellepärast et selle raamatu kirjutas ta koos AI-ga ja siin on väga-väga palju väga uhkeid artiste, kes oleksid ju võinud Eesti muusikaajaloos ikkagi olla, aga keda kahjuks ei ole. Ainus, kes on Eesti muusikaajaloos mainitud on Ivo Linna. Et see on mees, kellest ma ei pääse üle ega ümber. Aga kes tahab saada intelligentset nalja lugeda, see võtku Mart Juure raamat näppu. Siis teine Eesti autorite raamat, mis on nüüd hoopis teisest ooperist, on Kanna Vöörev. Selle autorid on Jaana Maaling ja Melissa Korjus. Krõõt Tarkmeele fotodega. Siin on nüüd 32 naist, kes mõned väga-väga tuntud ja mõned, kellest ei ole kunagi midagi varem kuulnud. Naised, kes on ühel oma eluetapil otsustanud, et nende senine elu neid enam õnnelikuks ei tee ja nad peavad hakkama tegema hoopis midagi muud. Ja siin on üks nendest on Saskia Alusalu, kes oli Eesti üks edukamaid sportlasi paar aastat tagasi, kes loobus tippspordist kõigile äärmiselt üllatuslikult ja hakkas tegema hoopis midagi muud. Siis on siin Tiina Tiitus, kes oli 90. aastate üks Eesti moe absoluutseid valitsejannasid, kes otsustas sellest erialast loobuda ja hakata tegelema nõustamise ja psühholoogiaga ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ma soovitan seda ka lugeda ja väga ilus raamat kinkimiseks. Krõõt Tarkmeele Eesti ühe parima fotograafi fotod siin sees. Nii, Kristal on nüüd midagi hoopis muud. Mul on midagi hoopis muud. Mul on Joon Nespe, see on isegi Nespe enda raamatute kontekstis midagi hoopis muud. Sest et Nespe puhul alati ootad, et tema raamatute tegevus toimub Norras, Põhjamaades on ka niimoodi tõeline niisugune skandinoaar. Aga sedapuhku selle raamatu tegevus toimub hoopis Minneapolises Ameerikas 2000
16. aastal niisugune kaunis lohutu Ameerika kesklaev ja ta on kirjutanudki siis niisuguse väga usutava Ameerika politseiromaani, muidugi kasutades seal kõiki talle omaseid võtteid, nii et see raamat on väga põnev, seda on väga raske käest panna. ja ta võib arvata, et ta on praegu jõudnud ka kirjanikuna niisugusel tasemel, et ta eksperimenteerib, ta proovib, mis variante ta võiks veel kirjutada põnevusromaanidest ja see on siis Ameerika variant Nespöst. Väga huvitav. Pealkiri on Hutitund. Ma Nespö kandist pärit tüdruku raamatut näitan teile. Helios andis välja Ann-Helen Lasteetiuse romaani Vargus. Paar aastat tagasi oli üle maailma üks suur saami kirjanduse laine ja teie andsite välja Tiina Harnessi Lummekülvajad, jah. Ja siis tema, nüüd see Tiina Harness oli pärit soomepoolsest saamidest, eks, oli, jah. Ja see, tema on nüüd pärit Rootsi saamide seast ja räägib väga huvitava loo saamide igapäeva probleemist see, et neid ei peeta võrdväärseks rootslastega. See pidev diskrimineerimine, alandamine ja umbes sama, mis on toimunud Kanadas ja USA's indiaanlastega. See raamat on nüüd nendest saami autorite raamatutest kõige laiema levikuga olnud, et ta on tõlgitud juba vist 25 keelt. Ja ma ei mäleta enam, mis oli see streamingu kanal, kus siis on sellest film, nii et seda ma soovitan lugeda ja vaadake, pärast lugemist vaadake filmi, nagu kombeks on. Ja nüüd ma tahaks rääkida kahest raamatust, mis on, hakkab minema sinna lastekirjanduse poole, aga näiteks see raamat Jakob Martin Street, Fantastiline buss. Võib öelda, et see on alles lugema hakkavatest lastest kuni 99, jah. Sellest võivad leida kõik endale midagi. See on väga tuntud Taani kunstnik, graafiliste romaanide autor ja see on niisugune raamat, tõesti, seal on teksti ka ilusti, seal on seiklus, see ei ole lihtsalt ainult pildid. Seal on lugu ühest linnast, see linn ei ole väga õnnelik linn, kus elab siis teiste hulgas ka väike Timo, kuskil jõe ääres või mere ääres oma ehitatud niisugustes majades. Seal elab veel väga palju igasuguseid teisi loomi, aga see väike Timo on väga haige ja arvatakse, et selle linna reostus on tema haiguse põhjustanud. Ja lõpuks ei jää muud üle, kui siis kõik need, kes talle kaasa tunnevad, otsustavad, et tuleb ehitada tohutu suur buss, sest kunagi on seal mõned elanikud püüdnud õhulaevu ehitada. Ja selle bussiga tuleb minna ühele maale, kus kasvavad safranliiliad, mis õigesti helisema panduna ravivad kõiki haigusi. Ja mõte on selles, et leida see õige helistik, kui hakkavad lendama safranliiliate tolmukad, mis siis lendavad üle terve maailma ja ravivad väga palju inimesi. Ja muidugi ei lähe niisugune sõit üldse mitte ilma seiklusteta, seal tuleb üle põhjapooluse ja läbi kosmose ja mööda kõikvõimalikke maid ja läbi pimeduse sõita selle bussiga. Aga ma võin juba praegu öelda ära, et see on niisugune raamat, millel on õnnelik lõpp. Aga neid seiklusi kaasa teha on lausa rõõm, sest see on tõesti väga tore raamat. Iga pildi peale juures võib tükk aega vaadata, kuidas see pilt on tehtud, kes seal pildi peal kõik on ja ma kujutan ette, et näiteks väiksed lapsed, neile tohutult meeldib piltide pealt igast asju otsida ja kui nad iga pildi pealt otsivad kas või peategelased kõik üles juba, see on tükk aega võttemasi ja ilusad on need pildid. Ja ma konkurendina juhin nüüd publikumi tähelepanu, et see on ikka häbematult odav raamat ka võrreldes sellega, et see on värviline ja pakkus ja raske. Et võtke see raamat nüüd kaasa siit poest, et piltidega, mida ma paar pilti siin vaatasin, on tõesti niimoodi, et see on selline nagu piltmõistatus, otsi, et siit ikka leiab nii mõndagi. Aga oma sisult on see tõeline jõuluraamat, kuigi ta ei ole seotud jõuludega. Krista rääkis mulle paar... Selle Taani bussi number on Varra. No ei tea, niisuguseid asju juhtub muidugi. Taanlased on andekad selles mõttes, et neid ei ka, ju see kuidagi moodi siia sattus. Ja. Siia peale, jah.
aga ma räägin natuke suurematele lastele ja siis päris täiskasvanutele, et kui ma kunagi 20 aastat tagasi andsin välja Pauliini erakoni, siis nüüd on ilmunud selle järg Murta, kes oli minu jaoks kõige põnevam nendest tegelastest, aga kes siis oli sundinud valesse perekonda ja pooldas seal mingil hetkel ka vale poolt. Ehk ta on nüüd siis selline lintprii koos oma lohega. Väga paljud need erakoni lugenud inimesed, kellest tänapäeval on 30 pluss 40 aastased inimesed, on öelnud, et kohe kui erakoni järg tuleb, anna teada, me kohe ostame ja no on näha, et nad on oma sõna pidanud ja väga paljud on seda raamatut ostnud. Paar nädalat oli isegi edetabelis sees. Aga kõigile fantaasia huvilistele soovitan. See on nüüd selline paks purakas, mida jätkub teil ikkagi selle pimeda aja lõpuni. Nii, ja siis on mul veel näidata üks lastele mõeldud raamat, see on siis kogumik Meie laste jõulujutud, kus siis koos Lastekirjanduse Keskusega on see välja antud ja on koostatud Eesti laste jõulujuttude antoloogia, kuhu need jutud on paigutatud kümnendite kaupa. Ja jõuavad need välja siis päris kaasaega, algavad kusagil 50ndatest aastatest, nii et see on omamoodi niisugune rännak läbi lastele mõeldud jõulujuttude. Jällegi väga ilusate piltidega raamat ja see on jälle niisugune asi, mida neile inimestele, kes lastele jutte ette loevad, jätkub üsna kauaks ettelugemiseks. Kes te koostas selle? See oli Jaanika Palm. No tema teab sellest. Ja ta on koostanud teisigi neid kogumikke lastele mõeldud juttudest, nii et ta on jah, selles suhtes täielik asjatundja. Ja Kadri Ilvese väga ilusad pildid on siin. Ma näitan nüüd selle autori raamatut, kes tõenäoliselt kuulutatakse selle aasta kõige menukama raamatu autoriks. Laur Lomper ehk Tõnu Oja. Tema eelmisel aastal ilmunud liiga pika pealkirjaga Luulekogu, mille pealkirja ma ei suuda isegi parim tahtmi juures meenutada. On siis tõesti luulekoguna müünud ikka vapustavalt palju ja siin on nüüd tema uus raamat, aga selle raamatu puhul mina luulet hinnata ei oska. Mulle meeldib see siis, kui värss läheb riimi. Ja siin seda on Tõnu Oja suurepäraselt osanud, aga ma soovitan seda raamatut selleks, et jõuluvana, kui teil see nüüd see hetk tuleb, kui jõuluvana teid enda juurde kutsub, siis te saate selle raamat võtke kaasa ja lugege siit üks luuletus. Et need on toredad jõululuuletused just selleks ajaks, nagu meil nüüd praegu ees ootab, et see kingitus kätte saada, et te ei peaks ütlema nipitiri või midagi muud, mida on aastakümned öeldud. Aga tema eelmise luulekogu pealkirja on minu meelest üks geniaalsemaid pealkirju, mida mu silmad on näinud. Aga sulad meenutada ka? Loomulikult see on vali kuue paiku. See on absoluutselt geniaalne. Mulle see raamat meeldis ja on teinud kõva müügitööd. Aga ma näitan teile nüüd raamatumüüjana ka paari raamatut, et sellist asja ikka iga päev ei näe ja jõulud on ikka ilus aeg, et siin on 5-eurosed raamatud. Minu absoluutselt suured lemmikud Lorengo D. Scortade Päike, mis võitis konkuuri kunagi 15 aastat tagasi ja mille te saate nüüd osta endale 5 euro eest. Ja siis maailmakirjandus absoluutne klassika hommikuenne Tiffany juures, jälle 5 eurot, et raamatulettidelt leiate ikkagi pärleid ka. Aga ma teen natukene ilma raamatuteta eelreklaami, sest Kultuurikatlas tuleb raamatumüüki ja ma tahan lihtsalt kinnitada, et sinna jõuab Robert Galbraithi Hõbedamärgiga mees selle müügialaks. Ja veel üks raamat, mis võiks huvi pakkuda neile, kes on lugenud Peetri Keisrinnat, nimelt Kristiina Sabaljuskaite, on kirjutanud 4-osalise romaanisarja vanadest Leedu suguvõsadest, nende inimeste saatusest, kokkupuudetest seal Poola vanade suguvõsadega. Selle nimi on Silvareerum ehk asjade mets ja selle sarja esimene raamat jõuab ka selleks ajaks välja, et teda saab Kultuurikatlast osta. See on jällegi väga huvitav. Võib-olla Peetri Keisrinna oli teema, mis oli paljudele võib-olla läheb või vähemalt tuttavam, kuna lugu oli Peetrist, aga tegelikult see raamat on Leedu ajaloost on ikka väga uhke raamat. Niisugune ka, mida hakkad niimoodi vaikselt lugema ja ära ei saa panna käest. See on siis sellest 4-st esimene? See on esimene, jah. Mis plaan teil on? 1 raamat aastas? No ma ei tea, vaatame, kas kõike ja jõuab. Leedu kirjandust väga palju ei ilmu ja väga harva on seda, kus Leedu autor ikkagi muutub suureks meenukiks ja see autor kindlasti seda on.
tasuks silm peal Kristiina Šabaljuskaite on tõesti autor, Leedu autor, keda on väga paljudesse juba keeltesse tõlgitud ja tal on selline, ta on ise, minu meelest, kas ta ei ole mitte ajaloolane, kunstiajaloolane hariduselt ja ta on kuidagi väga suur anne veel lisaks oma teadmiste, et ilukirjanduse vormis kirja panna, nii et see on suurepärane täiesti. Aga nagu ikka alati, me esitame ebapopulaarse küsimuse, kas teil küsimusi on ja palun, et oleks. Meil on nüüd esimeses reas ikkagi need ohvrid järjest istuma ja nii. Hakkame sealtpoolt lugupeetud telkija. Mis te ise oma jõulukotist loodaksite leida? Mina loodan leida konkurentide raamatuid, sellepärast et minu enda raamatud on kõik olemas. Aga ma arvan, et neid konkurendid ka ei maga. Et kindlasti jõuab sinna väga palju väga põnevaid asju, mida ma tean, et on tulemas reed. Ja, mul on ka nagu meie enda raamatud kõik olemas, aga ma vist ikkagi ostan inglise keeles endale või ma ei saa midagi teha, aga ma suurem osa ajast loen inglise keeles ja ma olen õudselt õnnelik muidugi alati, kui ma ikkagi mõne Eesti autori raamatu saan, sest seda ma loen suure hooga. Ma ei tea, kas praegu Eesti autoritelt on veel tulemas Kivirähku, mul muidugi ei ole veel, seda ma küll tahaksin, sest see pidi väga lõbus raamat olema. See on see Eesti Rahva Uus. Ja kirjelduste kohaselt ilmselt see on midagi väga südamlikku. Aga ma arvan, et jah, igasuguseid asju praegu on, mida tasuks osta ja lugeda ka, sest et nad on ikka, mida meiegi siin oleme tutvustanud ja vaatasin sinna laua peale ka, seal on ikka üpris palju niisuguseid raamatuid, mida tasub osta ja mis on, eesti keel on hea ja lood on ka head. Üks, kui me Apolloga käisime kohtumas kunagi varasügisel, siis Apollo küsis, et kas te hoiate mingeid raamatuid kinni. Ma küsin, mis mõttes me hoiame raamatuid kinni, sest väga paljud kirjastused hoiavad jõulude ajaks raamatuid kinni. Nad lasevad jõulude ajal need raamatud välja, nii et olge nüüd kenad, minge vaadake, et nüüd siis arvatavasti sealt tammi tagant on need raamatud kõik pääsenud välja. No jah, üks asi on see, et võib-olla ongi tammi tagant pääsenud. Teine asi on see, et jõulude ajaks tavaliselt ilmuvad ka need raamatud, mis võib-olla väljaanded rohkem üldse neid raamatuid välja ei annagi. Need on niisugused ühe raamatu kirjastused või tõesti kirjastused, mis annavad väga vähe raamatuid välja, sest nad ajastavad oma raamatut täpselt jõuluajaks. Neid tuleb iga jõuluajal ja jääb ka edaspidi tulema, ma arvan. Paljud on neist elulood ja mälestused ja niisugused asjad või siis on mingid sügavmõtteliste lausungite raamatud. Ja muidugi eesmärk on see, et nad oleks just kingiks kõlbulikuks. Sellist suurt elulugu me sel aastal, ma ei tea, et tuleks nagu eelmisel aastal Riho Sibula raamat, et sellist suurt võimsat raamatut praegu turul ei ole, võib-olla järgmine aasta. Elsimaa, et elulood natukene teistsugused, ilukirjandus on üldiselt alati kaotaja pool jõulukingitustel, aga lastekirjandus jälle on see, mis õitseb jõulude ajal. Natuke aimekirjandus on see siis, mis jõulude ajal tärkab, sellepärast et isale ja vanaisale peab ka midagi kinkima. Aga küsige järgmise aasta kohta või paremate asjade kohta. Nii, et Krista ütleb teile küsimuse ette. Ei, ma ei ütle ette, aga võib juba varasemate raamatute kohta küsida, mitte ainult kõige uuemate. Jaa. Kas Tiit Aleksejev ka on hakanud kirjutama oma sellele Jeruusalemma sarjale nagu viimast raamatut? Ta tegi selle 3. ära, seal oli pikk vahe ja nüüd tuleb jälle oodata ilmselt. Ma arvan, et nüüd tuleb ilmselt oodata, sest kui ma viimati Tiiduga rääkisin, siis ma kardan, et ta mõtted on vahepeal teinud väikese haagi ja läinud kuhugi muu teema juurde. Aga ta ütleb igatahes iga kord, et ta lõpetab selle Jeruusalemma sarja ära. Kas ta lõpetab selle nüüd 4. raamatuga või jätab veel kuidagi? Ma lootsin, et 3. saab läbi, aga kõik jäi üles. Ta ise lootis ka, ma saan aru, aga vaat ei tea, seda ma ei tea, aga ma tean, et 4. on tulemas midagi. Millal, ei oska öelda. Aga ta väga usutavalt kinnitab, et ta kirjutab.
ma küsiks sellist asja, see on natuke selline kitsam, et seda Saboljuskaite raamatut, kui te mainisite, et kas mulle tundus, et kas seal on mõjutusi selle Laila Hietamehe, see Mina Katariina ja Meie Katariina, et kuidagi see ülesehitus oli minu arust nagu kuidagi väga palju paralleele tõmmata. No mitte ainult see, et jutt on venekeis rinnadest, aga et just see raamat algas nagu sealt lõpust, eks ju, selle surma agooniaga, et kas võib-olla mõjutusi saanud või ei oska seda kommenteerida? Ma ei oska midagi öelda. Ta ise käis siin ju festivalil mõni aasta tagasi, seda oleks saanud temalt küsida, sest ma tõesti ei tea seda. Ta ei ole ise seda küll kusagil rõhutanud, et ta oleks saanud mõjutusi. Kas need 4 raamatut on praeguseks leedu keeles ilmunud? Need on ilmunud ja juba tõlgitud näiteks ka poola keelde ja no ta ise jälle ütleb ka, et ega ta nii väga vaimustuses ei ole, kui tõmmatakse paralleele Sienkiewicziusega või Hendrik Sienkiewiczius, jah, kes kirjutas ka ju Poola ajaloost Pan Volodjovski ja Risti Rüütlid ja seal olid ka mitte ainult Poola suured suguvõsad, vaid ka Leedus oli see Leedu hiilguse ja õitsengu ajal. Aga eks näeb, ma ei ole ise ka seda päris lugenud, nii et kui tõlke käest kätte saab, väga suur huviga loen küll. Sest põnev on see ja see on niisugune, ütleme, keskkond, niisugune maailm, millest tegelikult väga tihti meile ei tõlgita. Ja ega ma ei tea, kui palju neid Leedu ajaloolisi romaane üldse on ja ta kirjutab tõesti hästi. Veel küsimusi? Soove? Selle aasta kõige suurem elamus, lugemiselamus võiks siis nüüd järjest hakata siit selles mõttes. Viimane kord sel aastal, nii hakkame siit. Kõige esimene tulebki meelde, kui käisin novembris inglise keeles kuidagi Voonakeste vaikimist, mis üllatas, et see mulle nii väga meeldis, see oli mu lemmik novembris. Küll ta on muidugi kõhe ja rõve, aga väga-väga hea. Ta motiveeris oli vanemaid raamatuid. Ma ikka muidu võtan uuemad, aga... Ei andsite välja seda? Ei olnud. No mulle isegi tulevad ma ei tea, kas Eesti raamat välja. Võib-olla Eesti raamat. George Martini lühilugu Koos hommikupadla kodulangus. See oli inglise keeles? Eesti keeles? Eesti keeles? Ei. Fantaasia. Kõige esimesena jaanuaris loetud raamat ilmselt Liis Moori Nähtamatu maailm ja tegelikult ma nüüd just hiljuti lõpetasin ka Claire McIntoshi Pärast lõppu ja see läks mulle ka väga hinge. Aga tegelikult on neid häid raamatuid ju veel olnud. Claire McIntoshil on ju veel sellest samast sarjast on 2 tükki veel minu meelest. Okay. Selle sama uurijaga. Okay. Ja need on väga head. Hästi. Mulle isegi see viimane sellest tema sarjast, mis kõige rohkem, see oli ikka väga omapärane. Kas Pärast lõppu ei ole uurijaga? See oli mingi muu pärast? Jaa. See oli teine. Tal on see krimisari on ka. Ma mõtlesin krimisari praegu, vabandust. See Pärast lõppu on eraldiseisev ja see oli tõesti väga hea. No ma kirjastajana pean vastama Katabaas, sest see tõesti, aga see tõesti, see raamat on siuke, mis jääb kindlasti minuga sellest aastast väga sügavuti. Ja teise asjana väga lamp sari, mida ma ei oleks ise muidu ette võtnud, aga lihtsalt imelised audioraamatud on Dungeon Crawler Karl, mis on täiesti kaas, ütleb, et ma ei tea, mis asi see on. Matt Inimani raamatute sari, 8 raamatut ja ma olen selle aasta alguses alustasin 1. Just lõpetasin 8. ja lihtsalt imeliselt tehtud siuke ulmesari siis. Ingliskeelses audios ta on mega hea, aga ta on ka paberil olemas. Lihtsalt seal ta on natuke arvutimängu sugemitega ja seal nad teevad kõik need hääled juurde, mis annab hästi palju juurde sellele asjale. Nagu kuuldemängud või?
tegelikult enamustes raamatus on üks inimene, kes teeb täiesti erinevaid hääli, ma ei tea, kuidas ta suudab niimoodi rääkida. Või siis on seal võib-olla lihtsalt efektidega pärast tehtud hästi palju järgi. See võib ka olla muidugi. Aga lihtsalt fantastiliselt tehtud. Ma ei oskagi midagi niimoodi väga välja tuua. Jah, siis vanemaid raamatuid olen üle lugenud ja vaadanud ja siis huvitav kogemus oli, üks oli see Wilkie Collinsi Kuukiri, mille ma uuesti läbi lugesin. Eesti keeles? Ei. Ja see on just nimelt see erinevate sotsiaalsete kihtide tõeliselt mahlakas keel, mis seal sees oli, see oli väga huvitav. Ja siis ma üldiselt olen mõelnud hoopis teiste asjade peale neid raamatuid lugedes ja teatud kõike vaadates, kui erinev on olnud erinevates maailma nurkades ja siinsamas maailma nurgas inimeste sotsiaalne seisund ja muuseas ka naiste sotsiaalne seisund, näiteks, et kui me võtame ükseni ja mõned teised rahvad sinna kõrvale, et kus oli Norra juba 19. sajandil ja kuhu mõned teised rahvad ei ole tänapäeval veel jõudnudki. Jah. Ja mina küsisin siin ka meenutada ja mul on selles mõttes täielikult mälukad. Ma ei mäleta, mida ma olen lugenud. Aga üks, mis mulle vähemalt meelde tuli, oli selle Iiri kirjaniku raamat, kus keegi vanaema osutus eestlannaks ja näeb peale pealkirja. Loola Saar. Jah. Aga see oli ka natukene, selles mõttes üllatav, et minu meelest see raamat rääkis põhiliselt rahvaluulest. See oli nagu see põhiteema juures. Ja siis kogu see muu lugu oli nagu selle ümber kootud tegelikult, selle rahvaluule ümber. No, tegelikult muidugi ta ei osutunud eestlannaks, vaid selgus, et tal olid lihtsalt ühe Eesti juudi paberid. Ja selles mõttes see nimi isegi läks kokku. Selles mõttes, et tema perekonna nimi siis nii-öelda oletatavasti oli Sepp. Aga mis tuletas meelde, et Sepp on saksa mehe nimi, eesnimi ja ma mäletan, mis selle juudipapa eesnimi siis nüüd oligi, aga sellega ta tüksus küll kokku. Sepp võib olla ka juudi nimi, juhul kui ta on saksa eesnimi. Jah. Ei, see oli muidugi, see oligi tegelikult ju Iiri rahvaluulest ja Iiri Araani saartest tegelikult ja seal kasvamisest ja kõigest sellest ju. Eestlased tulid ainult kuskilt viiditi nagu sisse. Autor käis Eestis ka? Autor käis Eestis ja esines ja oli tõlgitud iiri keelest see raamat, nii et see paistis selle poolest silma. Minu on Eduard Luu, kes siin käis, tema raamatud. Aga mul on ka eredalt meeles Indrek Kohvi ja Leena Londoni Ära oota midagi. Raamatud. Nii, edasi. Tuleb meelde, et Valerii Brennini mitu raamatut lugesin ja need olid üldse väga head. Aga küsisin nüüd hiljuti läbi selle jaapanlase Mõi nimelise. See oli ka omamoodi. See on omamoodi väga. See on täitsa huvitav ikka tõesti kohe. Päris elamus oli ikka William Swifti Emadepüha ja Otsuse Lüüra. Rääni lilledele värsket vett. Räänis ilmus muide uus asi ja kindlasti teate, aga ma pean seda ära mainima. Nii? Minul viimati oli lihtsalt üks õhuke selline kuskilt vanakraamipoest ostetud Jan Vermeeri elulugu. Selline fiktsioon, aga nagu tema elulugu ja praegu on pooleli Auguste Renoir elulugu, siis tema poja kirjutatud. Aga on juhtunud sarnased teemad. Kunstnike elulood kunagi 80-ndatel oli ikka ju täiesti omaette riiulitäis raamatuid, mida kõik ilmus ja kui vähe neid ilmub tänapäeval, jah? Kõik lugesid. Jah. Mina olen olnud sel aastal väga kehva lugeja, aga Claire McIntoshiga sain kokku Head Read festivalil. Tehti meist kahest sedasi
autogrammi jagamise trepi peal selline hästi tore pilt, sest mul oli kõik 3 tema eesti keeles avaldatud raamatut kaasas ja nende raamatute vahel oli mul nagu tavapäraselt ikka natukene selliseid värvilisi kleepse ja see avaldas talle muljet. Teine, mida ma võiks möödunud aasta lugemistest nimetada, on seesama Emadpüha, mis autor mul ei tule meile peale. Graham Swift. Jah, vot et see oli selline, et lisaks raamatule ma olen ka filmi vaadanud korduvalt ja film on täpselt sama äge kui raamat. Ja mõnikord film on isegi nagu raamatut asendanud. Ja Valeri Perrani kõige uuem raamat ootab mind praegu Järve keskuse Apollos, kuhu see sai millegi pärast mingite suudukate ja kinkekaartide abil tellitud. Eks ma lähen õhtul sinna ja toon seda. Rahvaraamat on alati lähemal, nii et aga mõned on... No kui on olemas Apollo kinkekaart, siis tuleb see kasutada. No, ma ei saa kommenteerida seda. Aga mina nüüd raamatu töötaja, palun nüüd, mis poest teie siis oma raamatuid ostate? Mina oma raamatuid. Mina tellin internetis saksakeelseid. Ei rahvaraamatust muidu ka, aga selle aasta lugemiselamuseks Evald Arends ja 2 saksa keeles, Alte Sorten ja Zwei Leben. Tal on eesti keeles ju ka 2 raamatut ja Suurt suve olen lugenud, seda teist veel ei ole, on olemas, aga ta tõesti kirjutab hästi. Ta ronib sulle hingesoppi ja samas on ta ka niisugune, nutma päris ei pane, aga niisugune, ta on mõnus. Nõrgemad paned nutma ka, ega see... No võimalik. Ja kõige viimane lugemiselamus oli just see Laur Lomperi see, et seal on nii head luuletused, eriti kui sa lapsevanemana oled ka kättpidi soki sees vahele jäänud. Seal on need head hetked on kõik kokku püütud sinna. Tõsiselt head ole lugenud. Minul on konkurentsitud Kairi Look une pealt. Kairi Look on rahvaraamatu aastaraamat, nii et selles mõttes õige valik. Võitjate poolt tuleb hääletada. Nii, läheme edasi. Minul on üks viimaseid elamusi Kured lendavad lõunasse, mida te oktoobris, eks ju, siin soovitasite. Väga hea raamat ja mitu korda tulid ikkagi pisarad silma ja läks väga südamesse. Aga aasta algusest Piret Raua Keedetud hirved aeg, see pani ka hästi kaasa elama ja mõtlema. Ja siis veel üks oli Jaapani kirjaniku, ma ei suuda ta nime öelda, ka üks suhteliselt uus raamat, Kirjutan teile kassi välja, see oli ka selline väga oma... Oli vist jah, väga hea raamat. No mul on nii kehv mälu, et mul ei jää asjad hästi meelde, aga Kairi Look oli esimene, kes mulle meelde tuli. Aga tegelikult sel aastal ma olen imetlenud ja kuidagi juhtunud lugema Toledo kirjastuse raamatuid. Ja mind lihtsalt hämmastab see, kuidas ma ei ole mitte ühestki raamatust leidnud mitte ühtegi näpukat, sellepärast et ikka igale poole tulevad näpukad sisse ja sellel Toledol kuidagi moodi õnnestub. Ja praegu ma loen nende üht väga ammu ilmunud raamatut, ma ei tea vast juba, nende algusaegadest peale, selle pealkiri on Betty Boop. See on krimakas, hästi tore raamat, kellele satub pihku, see on Argentiina kõige rohkem tõlgitud naiskirjaniku teos, seda nimi on vist Pereira, kui ma õigesti mäletan, sest mul on pea. Aga igatahes Toledo kirjastuse raamatut mina soovitaksin ka võtta sihikule. No Toledot ma kiidan alati sellepärast, et ta teab, mida ta teeb. Hispaaniakeelne kirjandus on nende trupp ja leidnud teevad väga hästi. Soovitame. Nii, läheme edasi. Pille. Ei saa üle ega ümber Eduard Luist, Muutuda meetod, Angle Conneri Seltsidaa ja loomulikult Kairi Look, ka nüüd viimasena just. Te olete kuidagi kallutatud maha. Kas oleks muid variante? Rahvaraamatul on ka väga häid raamatud, aga olgu läbi. Mul läks nii hästi, et mul on lugemismärkmik kaasas, et kõik aasta raamatud kirjastasin ette. Ja siis ma mõtlesin, et mul nagu meeldisid Gabriele Sevini Homme. Ja siis mul sattus selline raamat nagu Paolo Lins, Jumala linn, jah.
mis oli Brasiilia flavelade elust, et see oli väga šokeeriv ja niisugune huvitav lugeda. Ja noh, kunstist läks väga hinge Florian Illiese Vaikuse võlu, et väga õhuke, aga kuidagi väga ilusasti kirjutatud ja huvitavast kunstnikust. Õhukeste raamatute võlu on see, et nad võivad meid lüüa palju kõvemini kui 600 leheküljeni ootamatult. See just lõi. Esiteks ma tahan tänada, et ma siia jõudsin, sellepärast et ma jalutasin seal ringi, otsisin raamatut, mida just osta täna. Ja siis ma kuulen sõna Põhja-Iirimaa ja siis ma kohe nii, nüüd ma pean siia tulema, sest eelmine aasta ma käisin Põhja-Iirimaal ja siis sellest, kuna mu tütar on ka inglise filoloog, siis ma sellest lennutatuna võtsin 2, mitte küll Põhja-Iirimaa, vaid Iirimaa raamatut nagu Ulysses ja Dubliners. Minu jaoks ingliskeelselt natukene keeruliselt lugeda, aga siiski ta mul öökapi peal ja ma aeg-ajalt neid sirvin ja loen. Et see aasta nagu raamatute koha pealt on minul huvitav olnud, et just nimelt, et selline mitte minulik väga lugemine. Ja teine, mis ma ise, kuna mul hea tuttav kirjutas ulmeraamatu Laura Loolaid ja Tagavara malev, siis ma ei ole ka väga ulmekirjanduse austaja, aga see oli tegelikult tore raamat, et kuidas siis tulevikus siis toimetatakse ja uut koloniaalmaad nagu rajatakse. Soovitan lugeda. Tulevik, Tagavara malev. Ja üks on veel jäänud. Taimetoitlane. Õhuke raamat, mis võtab nagu täiesti. Ma ei saa öelda, et see oli nagu meeldiv raamat, vaid see lõi ka täiesti nagu rivist välja tükiks väärtus. No meeldivat ei ole, aga meelde jääb kauaks. Meelde jääb kauaks, jah. Ja siis ma leidsin sellel aastal Indrek Hirve. Ja ma olen siiamaale pidanud teda kuidagi, tema õhkamisi muusade poole kuidagi mingi vanamehe õhkamisteks, aga tema paari viimase aasta, need, mis on Aada Vabe nende illustratsioonidega pikitud, need on nagu väga head ja just tuli tal uus ja mul on poolelis. Ja ma võin öelda, et Indrek Hirve tuleb veel Indrek Hirve kogu meil välja ka sel aastal. Kogu? Jah. Just nimelt tema uuemate luuletustega ja nii, et see on tulekul. Näete, vaadake, kui tore oli. Me kogu aeg patrame siin ees, aga me ei tea, mida te loete, nüüd me vähemalt teame. Me teame neid nüüd suunata. Ei, see on alati. Ma arvan, et tegelikult nendel meie vestluste järel võiks alati rääkida ka sellest, mida te parajasti loete või millised on muljed, sest see on alati huvitav minu meelest. Inimesed, kes loevad, räägivad omavahel raamatutest, mida nad loevad. Et nii see peabki olema. Mul üks küsimus. Kas eelmise kohtumise lindistus ka kuskil näeb? Ma iga kord ei jõua ja ma vaatan muudkui netist järgi, seda ei ole. Meil see interneedus kadus ära. See kadus ära, jah? Ja siis kõik see, mis me siin rääkisime, muutus absoluutseks saladuseks. Jah, november. Eelmisega korra kohta ütlema ka seda, et meie rõõmuks oli publikut poole rohkem kui praegu, aga nad kõik olid siia ikkagi sunniviisiliselt saadetud vaesekesed kooliõpilased. Aga loodetavasti ei kahetsenud ja võtsid midagi kaasa ka. Kuulge, aga aitäh teile. Tore oli aasta ja järgmine aasta jälle. Aitäh ja võib-olla osa inimesi tulevad kultuurikatlasse ka. Nii,